Tere ja õnnistatud pühapäeva. Täna on põhimõtteliselt 3. korda võimalus mul seista siin teie ees, sest nagu näha, on meie kallis pastor hõivatud pingudega ja antud see sissejuhatav osa nagu minu kätte. Eile õhtul ma lugesin õpetussõnade 3. peatükki. Ja ma ei tea miks, aga see peatükk kõnetas tegelikult mind väga. Sest enese sees ma olen leidnud palju tühjust. Palju tühjust, mis oleks tarvis täita igapäevaselt Jumala sõnaga. Meeles pidada seda, mida Jumal on öelnud. Ja mul oli südames see peatükk täna ette lugeda. Õnnis on inimene, kes leiab tarkuse ja inimene, kes jõuab arusaamisele. Sest sellest on rohkem kasu kui hõbedast ja rohkem tulu kui kullast. See on kallim kui pärlid. Ja ükski asi, mida sa ihaldad, ei ole sellega võrreldav. Selle paremal käel on pikk iga ja vasakul käel rikkus nagu au. Selle teed on armsad teed ja kõik selle rajad on rahu. See on elupuuks neile, kes sellest kinni haaravad. Õnnis, kes seda suudab hoida. Issand on tarkusega rajanud maa, arukusega valmistanud taeva. Tema teadmisel lõhkevad sügavused ja pilved tilguvad kastet. Mu poeg, ära kaota neid silmist, säilita arukus ja otsustusvõime. Siis on need su hingele eluks ja kaela ümber kaunistuseks. Siis saavad käia oma teed julgesti. Su jalg ei tarvitse komistada. Kui sa heidad puhkama, siis pole sul vaja karta, vaid sa saad magada ja su uni on magus. Ei sa siis karda äkilist hirmutust ega õelata õnnetust, kui see tuleb. Sest issand on kõigil su teedel ja hoiab su jalga püüniste eest. Olen tähele pannud oma elus mõningaid seikesi, mis on tekkinud siinsel Jumalaga koos käies. Tõesti vahest midagi kaob nagu silmapiirilt ära. Ja siis sa avastad, et sa oled Jumalast kaugenenud. Mitte Jumal ei lähe sinust eemale, vaid sina lähed Jumalast eemale. Ja tõesti, see 3. peatükki 13. peatükist, 13. salmist, need salmid on need, mida me vajame igapäevaseks eluks. Et me säilitaksime arukuse, et meil säiliks otsustusvõime. Et me suudaksime seista Jumala ette katmata palgega. Tõsta silmad taeva poole.
ja paluda püha vaimu, et ta oleks igapäevaselt meiega. Kallis taevane Isa, ma palun tänase teenistuse sinu kätte, et sinu püha vaim võiks olla meie kõikidega, et avaneksid südame silmad, et avaneksid vaimsed kõrvad, et sõnad, mida räägitakse, ülistus, mida lauldakse, tuleksid sinu poolt, sinu pühavaimu läbi juhatatud. Et need sõnad kõnetaksid meid. Et me tõesti haaraksime, issand, kõigi võimalustega sinust kinni. Ja sinu abiga, issand, suudaksime neid asju hoida. Ükski sinu poolt, issand, antud sõna ei tohi minna meist tühja. Sest need sõnad, mis sina annad meile läbi oma püha vaimu, on kallimad kullast, on kallimad hõbedast. Ega mingi maine hinnaline väärtus ei suuda seda ületada. Kallis püha vaim, täida meid. Täida meid oma tarkusega. Ja kinnita need asjad meie südametesse. Et me ei kaugeneks. Et me ei hakkaks imustama tühja, mis ei ole issand sinu käest. Et kõik inimlik kaoks ja sina võiks issand särada ja välja paista meist, sinu lastest. Tänu sulle, issand, et sa oled meiega. Amen. Ja võtaksime alguslauluks üldlaulikudest laul 317, Kuningas ja päästja.
halleluuja, issand. Sa oled suur. Sa tulid meie keskele ja päästid meid oma vaimu läbi. Mu poeg, ära põlga issanda karistust ja ärgu olgu sulle vastumeelne tema noomimine. Sest keda issand armastab, seda ta karistab. Otse kui isa poega, kellele ta head tahab. Amen. Nüüd laulaksime issandale mõned kiituslaulud. Kiidame südamega, kiidame oma suuga. Sest Jumal on suur.
tänu Jumalale, ta on suur. nii laulus, sõnas, vaimus. ja nüüd on võimalus tulla kellelgi tunnistada, rääkida, mis on südames. Seda ennem, kui meie keskel olev kallis vend Toomas tuleb ja annab edasi seda, mis on tema südamesse Jumal andnud. Nii sõna kui seina peale slaidile jääb. Nii et palun võimalusel välja tuua, mis on südames. Ei, ma näen siit ka, jah. Tere kõigile. Ma loen Jumala sõna. See tuli nii ootamatult praegus, et on võimalus tunnistada, aga kui me usume Jeesusesse, Kristusesse, kes meie eest on surnud, meid päästnud, meid lunastanud, siis ma usun, et meil peaks alati olema midagi, millest rääkida. Tema nime kiituseks ja auks. Ja mul ei ole prille kaasas, aga ma võtsin oma piibli lahti ja ma loen siit. Ja see on öeldud Jeesuse kohta. Et tema ohverdas oma lihapäevil palveid ja anumisi suure hüüdmise ja silmaveega sellele, kes teda võis päästa surmast. Ja tema palvet kuuldi ta Jumala kartuse pärast. Ja ehk ta oligi poeg, õppis ta sõna kuulmist sellest, mida ta kannatas. Ja kui ta oli saanud täielikuks, sai tema igavese õndsuse alustajaks kõigile, kes on temale sõna kuulelikud. See on Jumala sõna. Ja sellest me saame õppida, kas meie oleme sõna kuulelikud, kas me täidame seda, mida Jumala sõnas on meile ette antud. Ega inimene ei saa seda omast jõust, aga me peame paluma igal päeval tema abi ja tema armu. Ja ma võin seda tunnistada, et nagu sõna ütleb, kes Jeesuse juurde tuleb, seda ta ei lükka välja. Ja kui me iga päev tema juurde tuleme, temalt armu ja alastust palume, siis ta ei lükka meid välja,
sest on kirjutatud, et ka kõige armetuma hüüdmist ja õhkamise võtab taevane isa kuulda. Tänu Jeesusele selle eest. Me oleme ainult armust päästetud ja meie oma tegudega ei teeni seda ära mitte iialgi. Kuigi jah, sõna õpetab, et me peame häid tegusid tegema, see on Jumalale meelepärane. Ja ma tänan Issandat, et tema abi ja tema armukäsi ei ole jäänud ka mitte lühemaks meid aitamast. Mina olen seda oma elus väga palju näinud. Ja ma tahan tänu ja kiitust tuua Jeesusele, kes on läbi kandnud pikad aastakümneid. Olin 30-aastane, kui Jumal mind armust kutsus ja kui ma tohtisin selle kutse vastu võtta. Ja tema on läbi kandnud kõikidest olukordadest. Ja sõna ütleb meile, ei iialgi häbisse need, kes oma lootuse tema peale panevad. See on Jumala sõna ja usume seda ja oleme ühel meelel siin koos, sest tema on tõotanud, kus 2 ehk 3 on ühel meelel koos ja kui me midagi palume tema tahtmist mööda, siis ta täidab selle. Ja ma usun, et meid on siin palju hoopis rohkem kui 2 või 3, aga kui me oleme ühel meelel koos siin Jumala kojas, siis ta on meie keskel ja ta õnnistab meid. Nii et olge kõik õnnistatud. Aitäh! Aitäh Lule kinnitava sõna eest. Ja kallis on Toomas, oled sa hea ja tule jaga seda, mida Jumal on andnud sulle südamesse meile edasi anda. Jeesus on issand. Armas kogudus, täna on mulle antud natuke rohkem aega, aga ma natukene selgitan. Nii nagu professor Lehtsaar õpetas, ma juhtumisi sain tema loengutest osa, et tuleb ikka ära seletada, mida sa ütled, miks sa ütled ja kõige lõpuks tuleb siis see välja ka öelda. See ei olnud küll päris täpselt tema tõlgendus, see on minu töötlus. Nagu ma alguses ütlesin, et kõik minu jutt ja tegu on minu uskumust mööda pärit Jeesuselt. Ja kõike seda, mida ma teen Jumala kiituseks, sest mingit muud põhjust ei saa olla, sest kõike, mida me püüamegi teha ja kõike, mida me teeme, see on kõik issanda kiituseks, et tuleks ilmsiks tema au. Ja sellepärast vaadake ka selle pilguga minu sõnumile. Ja teine pilk on see, et kui te vahel tunnetate, et ma kasutan selliseid natukene ebalevaid väljendeid, siis mitte sellepärast, et ma oleksin ise ebakindel või et mul ei oleks see pilt selge, vaid sellepärast, et ma ei taha Jumalale piire panna oma tõlgendusega. Et ma selles mõttes eeldan, et Jumal on oluliselt laiem, oluliselt
sügavam, oluliselt suurem ja nii edasi. Et te kõik teate seda kohta aga oma esimest kirja kohta alustan ma suhteliselt algusest Moosese 5. raamatust. Nii. Et 5. Moosese raamatu 30. peatükist ja miks see mulle tegelikult südames on. Kui me vaatame 30. peatüki 15. salmi, öeldakse siin, vaata, mina panen täna su ette elu ja hea, surma ja kurja. Kui ma täna sind käsin armastada Issandat, oma Jumalat, käies tema teedel ja pidades tema käske, määrusi ja seadusi, et sa võiksid elada ja paljuneda ja et Issand su Jumal õnnistaks sind sellel maal, kuhu sa lähed, et seda pärida. Amen. Siin me näeme, et meie ette pannakse valik. Vaata, ma panen täna su ette elu ja hea, surma ja kurja. See tähistab tegelikult seda, et pannakse meie ette teatud piirkond, mille ühes otsas on elu ja hea ja teises otsas surm ja vastavalt kurjus. Kui me mõtiskleme Jumala ütleme sisu üle või ütleme selle üle, kuidas Jumal meid kõnetab, kuidas ta suhtleb meiega. Me teame sellist mõistet nagu armastus. Aga kui nüüd samas vaimust, nagu siin Moosese raamatus on esitatud, mis on armastuse teine pool, ehk siis vastand. Kui siin öeldi, et elu ja hea, siis siia samasse sellesse loetellu lisandub armastus. Ja nii palju, kui ma olen uurinud, Piibel ütleb, et tegu on hirmuga, et armastuse vastand on hirm. Aga see on nüüd vaadatuna sellisel, võiks öelda teljel, et armastus on turvalisus. Jumal armastab oma lapsi, ta teeb seda nende elu turvaliseks, sest nad on tema lapsed ja läbi tõotuste on neile antud julgus ja kõik, mida te isegi hästi teate. Aga huvitav asi on hirm. Vahel juhtub niimoodi, et nii kui tuleb välja armastus, näiteks keegi ütleb teisele, ma armastan sind, siis tekib kohe vähegi ebakindlas inimeses, kohe tekib selline kerge hirmutunne, aga äkki ta ütleb, aga mina sind mitte. Tänu Jumalale, et Jumala puhul sellist hirmu ei ole. Ja võt selline lihtne sõna kombinatsioon või ütleme, need lihtsad sõnad tunduvad, viitavad sellele, kuhu ma täna jõuda tahan. Et nüüd võib järgmise slaidi panna. Näete, tänane
juhtmõte on Johannese evangeeliumist, kus Jeesus annab meile uue käsu. Jah, see on päris huvitav, kuidas ta ütleb seda. Ma loen seda ka siit ülevalt. Ma annan teile uue käsu, armastage üksteist, nõnda nagu mina teid olen armastanud, armastage teiegi üksteist. Ma vaatasin seda, et mitte eksida, inimene on ikka vahel eksilik. Ja vaadake, uus käsk, kas see on nüüd 10 lisaks? Eks ole, siin on äärmiselt huvitav lahendus. Me hiljem näeme, et Jeesus tegelikult ütleb seda teisiti. See on esimene. Armastuse käsk on esimene. Ja kõik ülejäänud tulenevad sellest. Nii, sa võid edasi võtta. Nüüd ma tulen korraks selle mõtte juurde, mida Jumal üleüldse meilt soovib. Ma räägin sellepärast variantidest, kuna tõesti meie usumaastik ja me oleme niivõrd erinevad ja Jumal on loonud meid kõiki oma näo järgi. Vaadake, huvitav nagu selline pilt, et me kõik oleme erinevad, aga Jumal on loonud meid oma näo järgi, eks ole? Teie kõik ju mõistate, et Jumal on vaimne olend, järelikult on loonud meid kõiki oma vaimse näo järgi, eks ole? Ja siit me saamegi öelda, et tegelikult me tunneme teineteist tänu sellele, et me oleme loodud Jumala näo järgi. Minu jaoks oli see avastus ja päris huvitav. Aga siiski liigume natuke edasi, et Jumal soovib ka midagi muud. Et Jumal soovib, et me õpiksime teda paremini tundma ja saaksime tema sõbraks. Mäletate seda kirja kohta, kus Jeesus ütleb, et teie olete minu sõbrad, eks ole? See on Jumala tahtmine. Ning armastaksite ja teeniksite Jumalat ilmselt kogu südamest. Mis tähendab üleüldse teenima? Kas me suudame midagi Jumalale pakkuda? Jah. Me võiksime öelda, me saame pakkuda iseennast. Kas midagi rohkemat või vähemat? Ma tahaksin jätta natukene asju teile mõtiskluseks. Et me saaksime liikuda olles nii, nagu me oleme, täitsa erinevates kohtades ja ometi me oleme loodud ühe näo järgi. Et ma ei pane punkte. Ma paremal juhul mõnesse kohta panen küsimusmärgi selleks, et mitte piirata, et anda võimalus avada. Aga vaatame, me teame, et Matteuse evangeeliumi 22. peatükis Jeesus räägib tõesti suurimast käsust. Armasta Issandat oma Jumalat kogu oma südamega, kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega. Ja Jeesus ütleb, see ongi suurim ja esimene käsk. Jakobuse kirjas
öeldakse, et tulge Jumala ligi, siis tuleb tema teie ligi. See on huvitav. Vaadake, kirjades on rohkem arutlev temaatika ja evangeeliumites on selline hästi määratlev ja selge pildikujutus. Et me evangeeliumist näeme võrdpilte, me näeme erinevaid mõistukõnesid, me näeme, kuidas Jeesus tegutseb. Kirjades me tihti näeme selle kirja autori arutelu tolle aja kontekstis ja me samuti näeme ka, kuidas autor arvab, et see peaks kõlama selle kirja kättesaaja jaoks. Nii et üpris oluline on mõista, et piibel on suunatud erinevatele olukordadele, erinevatele ütleme inimrühmadele, aga samas ta jääb meile arusaadavaks kõigi jaoks ja see on jällegi, ma tulen selle sama teema juurde tagasi, sellepärast me oleme loodud ühe näo järgi. Ja selle järgi me saame kindlad olla, et Jumala sõna saab meile mõistetavaks. Vaatame natukene, kuidas Jeesus tegutseb praktikas. Minu armas abikaasa tavatseb öelda, et kui ma midagi teen, et siis ma mõtlen, mida Jeesus teeks. Mulle tundus alguses väga ambitsioonikas ettevõtmine, et kuidas mina inimesena proovin ennast asetada Jumala olukorda, aga ometi Jumal on hoopis ennast asetanud meie olukorda ja teinud selle eeskuju meile mõistetavaks, arusaadavaks ja järgitavaks. Te saate lugeda siit seinalt nii mõndagi mõtiskluseks. Ma ei taha, te kõik enamalt jaolt, kes kuidas olete nende teemadega kursis. Te mäletate kõiki neid toredaid sündmusi, millest piibel kirjutab ja kus Jeesus annab meile võimaluse mõista. Nüüd on tähtis koht mõista mida. Kas seda, kui edukas ta on, või seda, mida Jeesus on tegelikult meile siia toonud. Siin on palju, mille üle mõtiskleda, et need variandid ei piirdu kaugeltki ainult kahega. Et ma tahaksin siin just nimelt toonitada, et Jeesus erinevalt, ütleme, näiteks minusugusest algajast viib Jumala tahtmise tegelikult ellu. Jeesuse teod on praktika. Mitte oma tahet, vaid selle tahet, kes on mu saatnud, ütleb Jeesus. Tema tegutsemise eesmärk on just nimelt viia ellu Jumala tahet. Johannese 6. peatükis on see kirjas. Ma ei ole ju taevast alla tulnud oma tahtmist tegema, vaid tema tahtmist, kes
minu on saatnud. Ja piibel ütleb ka, et kõik, mida vaja, me tegelikult leiame piiblist. Mul oli alles hiljuti üks vestlus ühe noormehega, kes ütles väga kindlalt, et piiblis ei ole kõik kirjas. Muidugi ei ole. Aga kõike, mis meil vaja on, sealt me leiame, mille jaoks vaja. Aga ikkagi selle jaoks, et tulla Jeesuse Kristuse mõistmisele või et õppida tundma Jumalat. Te kõik mäletate Hiobit. Hiob oli Jumala meele järgi mees, sest tema oma arusaamiste ja nägemiste puhul oli Jumalale kuulekas ja truu ja ta püüdis kõigest hingest ja ometi Jumal otsustas talle anda võimaluse veel lähemale tulla. Ja alles siis, kui Hiob kuulis Jumalat ja kuulis tegelikult Jumala sõna, Jumala sõnu, see oli võrrata. Siis ta sai aru ja siis ta jäi vait. Kui ta enne, võiks öelda, et kui võrrelda lapsega podises vastu, tähendab umbes nii, et miks minuga nii juhtus, et ma olen ju tegelikult püüdnud, ma olen teinud kõik, et olla hea, siis nüüd Jumal ütles, kus sa olid? Kus sa olid siis, kui ma lõin maailma? Ja kuulas ja ta oli vait. Ta kuulas. Ja teate, siis sündis selline asi, et kui ta selle Jumala tundmist hakkas ellu rakendama, siis kadusid kõik tema hädad. Ja tema heaolu kasvas mitmekordseks. Ja see on, kas see on õpetlik meie jaoks? Ma ei tea, kellele kuidas, aga me näeme seda ühtemoodi, sest me oleme ühe näo järgi loodud. Jah. Vaatame edasi. Siin on muidugi nii mõnegi inimese jaoks natukene keerukas koht. Mis mõttes? Me teame, et Jumala puhul ei saa rääkida ei heast, ei halvast. Tegelikult piiblist me loeme, et ainult Jumal on hea. Aga kui ainult Jumal on hea, kellega me teda võrdleme? Kõige muuga. Ja nüüd me näeme, et tegelikult kuidas me õpime Jumalat tundma teisiti kui mõistes võrdlust, kes me olime enne ja kes me oleme nüüd Jumala lastena. See ei pruugi alguses kohe seditav olla, aga lootuses, nagu ma juba ja pidevalt kordan, et kuna me oleme loodud ühe näo järgi, siis me tegelikult mõistame. Me kõik mõistame. Me saame aru teineteisest just nimelt ainult sellel põhjusel. Mitte, et me oleksime kes kuidas haritud või kes kuidas kirikus käinud, kui kaua käinud. Me oleme ühe näo järgi loodud. Ja. Nüüd lähme korraks tänaste kirjakohtade juurde. Ma korra tahaksin, et minu sõnu natuke kinnitaks
Jumala sõna ka. Tänase kalendrikirja kohtade teemad on niivõrd huvitavalt sarnased ja teineteist täiendavad, nagu piibel üleüldse ongi. Ja see on hea näide. Kõigepealt laulud 113. Halleluuja, kiitke Issanda sulased, kiitke Issanda nime. Issanda nimi olgu tänatud nüüd ja igavesti, päikese tõusust loenguni, olgu kiidetud Issanda nimi, Issand on kõrge üle kõigi rahvaste, tema auhiilgus on üle taevaste, kes on nagu Issand, meie Jumal, kes kõrgel istub, kes alandub vaatama, mis taevas ja maa peal on, kes tõstab põrmust üles vaevuse ja tuha asemelt viletsa, pannes tema istuma õilsate kõrvale, oma rahva õilsate kõrvale, kes paneb sigitu, kellel puudub maja, elama poegade rõõmsa emana. Halleluuja. Hästi selline kiituse lembene laul. Ja teate, see ongi selles mõttes sõna. Me räägime, me kiidame ja selle läbi tuleb ilmsiks Jumala iseloom. Sest ega tegelikult meil kohati ei ole Jumalalt isegi midagi paluda, sest me teame, et Jumal niikuinii teab, mida me vajame ja ta täidab meie vajadused ja meie palve seisneb selles, et me kiidame Jumalat selle eest, mis ta on loonud. Ja kui keegi konkreetselt tahab, siis kiitku siis selle asja eest, mis ta on juba kätte saanud sõna läbi. Siin on üks komistuskivi, sellepärast, et kui me mõtleme selle peale, kuidas Jumal lõi maailma sõna läbi. Ta lõi maailma sõna läbi ja kui ta lõi maailma sõna läbi, siis enne, kui ta lõi maailma, ei olnud seda maailma olemas. Järelikult sõnas on jõud ja kui me midagi ütleme ja usume selle täitumist ja kiidame Jumalat selle eest, et nii on, siis on see sündinud. Nii nagu Jumal ise tegi. Jumal on loonud meid oma näo järgi, oma vaimse näo järgi ja sellepärast on mul kindlus niimoodi öelda. Ma kasutan tihti sellist sõna, kas pole nii? Ma eeldan, et te nõustute. Nii, vaatame järgmist kirja kohta. Täna on Aamose raamatust ja vaatame et tegelikult Aamose raamatus me 8. peatükist, kus kirjutatakse erinevaid olukordi. Siin on terve hulk olukordi, mis kirjeldab Iisraeli olukorda. Iisrael, seda pilti, kuhu Iisrael on jõudnud. Näiteks 7. peatükist Issand on vandunud Jaakobi uhkuse juures, tõesti ma ei unusta iial ühtegi nende tegu, kas ei peaks maa selle kõige pärast värisema. Ja sama, kui ma vaatan veidike edasi,
siis me näeme 9. peatükis, et issanda kohtu ees ei ole tegelikult pääsu. Aga siit tuleb väga huvitav teema. Siin tuleb kohtumõistmine. Jah. Aamose raamatus on palju huvitavat ja ma tahaksin, et me saaksime pikemalt sellel peatuda. Võib-olla me saamegi selle raamatu kunagi koos läbi vaadata. Aga täna ma sellele pikemalt ei peatu, kuna see raamat on nii huvitav, et me jääksimegi selle juurde. Aga lähme Luuka evangeeliumi juurde. Need samad kirjakohad 16. peatükist. Ja kui algusest vaadata, siis siin kirjeldatakse ühte rikast inimest. Ja tähendab, seal see rikas inimene, kellel oli mõisavalitseja ja kelle peal oli talle kaevatud nagu pillaks see tema vara, ta kutsus oma mõisavalitseja ja ütles talle, mis see on, mis ma sinu kohta kuulen. Kas meile vahel ei tundu, et Jumal kohtleb meil täpselt samuti? Me oleme mõisavalitsejad, meile on antud valitseda ja Jumal kutsub meid enda juurde ja küsib, et kuidas sa valitsed, mida ma kuulen sinu kohta. Loomulikult see võrdlus on vaid õrn puudutus. Mingil juhul ma ei võrdle rikast inimest Jumalaga ja seda olukorda ka Jumala tegeliku olukorraga, aga see on vaid selline aimu andev suund. Ja vaadake 8. salmis. Ja isand kiitis üle kohtust mõisavalitsejat, et ta on käitunud arukalt, sest selle ajastu lapsed on omasuguse suhtes arukamad kui valguse lapsed. See on pööre jälle. See on jälle pööre ja piiblis on palju selliseid pöördeid, kus me tõdeme, et me päris täpselt nagu aru ei saa, mis siin öelda tahetakse. Ma tahaks küsida, et kes teist on alles hiljuti lugenud seda, kus Jeesus kutsub üles vihkama oma ema ja isa. Mõistate? See on kummaline. Aga mitmes käsk see oli, kus me pidime oma ema ja isa austama? Ja see on kummaline. Sõna vihkama sellele on antud väga erinevaid tõlgendusi ja ma toon korra selle kohta 2 varianti näiteks. Tolle aja kontekstis oli vihkamine, ei tähenda seda emotsiooni, sellist seda lammutavat ja lõhkuvat emotsiooni, vaid pigem tegu oli tolle aja sellise nagu lahutuse moodi asjaga. Et tegu oli siis, kui tahetakse, et sa vihkaksid kedagi, siis tegelikult mõeldi selle all seda, et taheti, et sa ütleksid lahti temast. Vaat kui huvitav tegelikult.
nüüd tulles Luuka evangeeliumi juurde tagasi, mis siis siin on öeldud väga selgelt, et ja isand kiitis ülekohtust mõisavalitsejat. Näete, siin määratletakse selgelt, et mõisavalitseja on ülekohtune, aga miks ta kiitis? Siin ka öeldakse, sellepärast ta käitus arukalt. Tähendab, kui me käitume arukalt, siis me saame Jumalalt kiita. Mis te arvate? See on huvitav. Aga nüüd tulles tagasi selle vihkamise juurde, mõned on tõlgendanud seda teemat, et see vihkamine ei ole üldse õige mõiste, et tol ajal vihkamine tähendas pigem teise rohkem armastamist. Võib-olla mõlemad variandid, mida ma tõin, on kindlasti huvipakkuvad. Aga kuidas ta tegelikult on? Mul on tavaliselt vastatud niimoodi, et kui saad Jeesusega kokku, et siis küsid. Ma olen kärsitu, ma tahan rohkem teada saada, ma tahan kiiremini teada saada ja sellepärast, kuidas ma saan seda paluda Jumalalt, sest ma tean midagi erilist, et sõnas on jõud ja kui ma oma sõnaga ütlen, et mul on see selge ja ma usun, et mul ongi see selge, siis mul tuleb ilmutus. Ja siis ma hakkan kiitma. Armas Taavi, tänud. Tänud selle selguse eest, mille sa oled mulle andnud. Ja tänud, et sa oled jaganud seda selgust kogudusega. Ja see jagamine on tänu sellele, et sa lõid meid ühe näo järgi, ühe vaimuliku näo järgi ja selle järgi me tunneme teineteist. Võib-olla, kui ma tuleksin sellise sõnastuse juures, tuleksin kuskil mingit diplomitööd või sellist tööd kaitsma, siis ma tõenäoliselt kukuksin läbi. Et võib-olla te ka vaatate, et nüüd ta räägib küll midagi kummalist. Aga kasutage seda võimet näha, seda pilti, mida mina näen. Ma tean, et sõna on üpriski inimese jaoks, on sõna üpriski piiratud suhtlemisvahend, kui ei ole tegu Jumalaga. Siin on jällegi, me saame väe, meie sõnad saavad väe tänu Jumalale. See on nii oluline, et vahel ma tunnen nende oluliste kohtade pealt ei tohikski edasi minna. Selle koha peal tuleb seisma jääda ja mõtiskleda selle üle. Et mis see on? Kas see on nii? Ja Jumal ja palume, et Jumal ilmutaks seda meile. Amen. Tänu, et te pidasite vastu minu tänase eriskummalise jutluse. Siin oli midagi huvitavat. Siin oli, mille üle mõtiskleda. Siin on siiamaani veel palju lahtiseid otsi. Aga ma tulen tagasi. Kas see ei ole hea lubades? Amen. Aitäh, Toomas.
nüüd on vist aeg nii kaugel, et paneksime kokku vabatahtliku ohvrianni. Ja samal ajal laulaksime laulu 315. Andkem tänu rõõmsa meelega. Kallis taevas Isa, kõik pisku sa teed suureks. Kõik nõrgad teed tugevaks. Isa, palun õnnista seda ohvriandi, mida pole miljoneid, et sinu tööd sellega teha. Issand, sina aitad selle piskugi oma riiki edasi viia.
sina kasvatad pisku suureks. Õnnista igat rõõmsat andjat, kes oma käe on sirutanud. Et kellelgi ei lõpeks leib laualt. Et keegi ei tunneks puudust. Sest sina, Issand, oled suur. Tänu ja kiitus sulle. Tänu ja kiitus, Issand, sinule. Sinu helduse eest. Sinu armu eest, tänu millele me võime elada. Sest ilma sinuta me ei ole keegi. Sina täidad meid. Sina hoiad meid. Sina kasvatad meid. Nagu meie kasvatame oma lapsi. Sinu abiga. Tänu sulle, Jeesus. Aamen. Ennem kui ma pingil istusin, tuli mulle südamesse, et ma peaksin lugema tähendamissõna kadunud pojast. Miks? Seda ma ei tea. Ma tundsin, et Jumal soovitas mul seda lugeda. Ma ei tea, kellele, võib-olla minule endale on need salmid. Jeesus ütles, ühel inimesel oli 2 poega. Ja noorem neist ütles isale, isa, anna mulle kätte see osa varandusest, mis saab minule. Ja isa jagaski varanduse nende vahel. Ja mõne päeva pärast kogus noorem poeg kõik kokku ning reisis kaugele maale. Ja seal pillas ta ära oma vara, elades ohjeldamatult. Aga kui ta oli kõik ära kulutanud, tuli sellele maale kange nälg ja puudus hakkas temalegi kätte tulema. Ja ta läks ja poetas enda ühe sealtmaa kodaniku juurde ning see saatis oma väljadele sigu hoidma. Ja ta püüdis oma kõhtu täita kõrtest, mida sead sõid. Ja ükski ei andnud talle. Aga kui ta mõttesse jäi, siis ta ütles, kui palju palgalisi on mu isal ja neil on leiba küllalt. Aga mina suren siin nälga. Ma tõusen ja lähen oma isa juurde ja ütlen talle, isa, ma olen pattu teinud taeva vastu ja sinu ees. Ma ei ole enam väärt,
et mind su pojaks hüütaks. Pea mind nagu üht oma palgalist. Ja ta tõusis ja asus teele oma isa juurde. Aga kui ta alles kaugel oli, nägi isa teda ja tal hakkas hale. Ning ta jooksis ja langes poja kaela ja andis talle suud. Aga poeg ütles isale: isa, ma olen pattu teinud taeva vastu ja sinu ees. Ma ei ole enam väärt, et mind su pojaks hüütaks. Aga mida tegi isa? Ent isa ütles oma sulasele: tooge kiiresti kõige kallim kuub ja pange talle selga. Ja andke talle sõrmussõrme ja jalatsid jalga. Ja tooge nuumvasikest tapkese ja sööge ning olge rõõmsad, sest see mu poeg oli surnud ja on jälle saanud elavaks. Ta oli kadunud ja on leitud. Ja nad hakkasid rõõmsasti pidutsema. Aga tema vanem poeg oli väljal ja kui ta sealt tulles jõudis maja lähedale, kuulis ta pilli ja tantsimist. Ja ta kutsus ühe sulastest enda juurde ja päris, mis see võiks olla. See ütles temale: sinu vend on tulnud ja su isa on tapnud nuumvasika, sest ta on saanud tema tagasi täies tervises. Ent tema vihastas ega tahtnud sisse minna. Siis tuli isa õue ja palus teda. Tema aga vastas isale: vaata, nii palju aastaid olen mina sind orjanud, ega ole kunagi astunud üle sinu käsust. Ent sina ei ole mulle kunagi andnud üht sikkugi, et ma oleksin võinud rõõmsasti pidutseda oma sõpradega. Aga kui see su poeg, kes on su vara on hoordega nahka pannud, tuli tagasi, siis sa tapsid temale nuumvasika. Isa ütles talle: poeg, sina oled alati minu juures ja kõik, mis on minu, on sinu oma. Nüüd aga on tarvis pidutseda ja rõõmutseda, sest see su vend oli surnud ja on jälle saanud elavaks ning oli kadunud ja on leitud. Ka mina olen oma minu sisemine mina on hakanud vahest nurisema teatud olukordadele. Aga Jumal on öelnud, nagu isa ütles pojale: poeg, sina oled alati minu juures. Ja kõik, mis on minu, on sinu oma.
ja kui ma olen selle peale mõelnud, ma ei oska aru saada, miks ise ja miks inimesed kaugenevad Jumalast. Kui ometi Jumal on ise öelnud, et poeg, kui sa oled minu juures, kõik, mis on minu, on ka sinu. Nii et ei pea nurisema. Me ei pea nurisema mitte mingi asja üle. Aga ometi me teeme seda. Ja ma usun, et selle lugemise aegu Jumal näitas neid asju, kellel iganes mida. Nagu Jumal ütleb, kellel on kõrva, see kuuleb, kellel on silma, see näeb. Tänu Jumalale. Aamen. Aga meie seas on ka kaks inimest, kellel on olnud siin lähiminevikus sellised päevad, kus ta on saanud aasta vanemaks. Ja enne lõpulaulu ma paluksin Slavik, Raido. Kas te tuleksite siia poole? Slavik, ma paljundame sulle pähe ja võtku sind. Kas ma palun sulle kuuluse ka tõsta ja sirutada jäädme karistada? Armast taevane isa, sinu ees on kaks rahvast, enda Jeesuses Kristuses. Sa oled rahvastanud. Tänud nende eest. Tänud, et neil on läinud nii hästi. Võrratud hästi, et nad on
Laulaksime lõpulauluks, lauliks 394. Issanda Jeesuse Kristuse arm ja püha vaimu osadus olgu ja jäägu teie kõikidega. Tänu Jeesus. Aamen.